Nagu vist enamus Tallinnas juba tead, et tegemist on Noblessneri rajooniga, mis on Nobeli ja Lessnerist oma nime, kus siis ehitati omal ajal enne revolutsiooni aegseid allveelaevasid. Ja see on siis üks algupärastest natuke hiljem lisatud hoonetest. Ja see oli kohe algusest peale selge, et seda hoonet me tahaksime jätta siis koos arendajaga nagu avalikuks ruumiks. Tegemist on arhitektuurimälestisega, ehk siis see hoone tuli säilitada ja restaureerida. Püüdsime lisada siia nii vähe kui võimalik, aga et siiski saaks uued funktsioonid endale siia hea tegevuskoha leida. Ta on väga heas tasakaalus just, et hoone ei näe täiesti maha jäetud välja, aga samas ta näeb välja selline ajalooline ja natukene ajahambast räsitud. Põhiprojekti koostamine käis koos ehitajaga. Üks partner ehitus, aga näitas, et see on väga hea meetod, saab teha sellised lahendused, mis päriselt ka ehitusse lähevad. Koos Üllar Hinnaga sai vaadatud üle, mis on nagu mõistlik, mis on majanduslik, aga kogu aeg arvestati ka arhitektide, sisearhitektide arvamusega, et mis on ka esteetiline, mis on ilus ja mis sobib sellisesse ajaloolisesse hoonesse. Siis ehitusega seoses oli selge, et ma kasutades väikest kavalust, siis suunasin kohe üks partneri siia. Sest et nad on ehitanud tegelikult Tallinnas kõik sellised keerulisemad objektid ja selge oli see, et seal ei olnud isegi nagu palju, me ei tahtnudki isegi valida kellegi keskel. Üllariga väga lihtne, et ta teab sellised eksentrilised klientidega, kuidas asju nagu ajada. Kõik need tehtud avalikud objektid, nagu me näeme, on nagu palju kvaliteetsemad, kui me näeme paljude muude puhul. Et nii nagu see maja on seisnud 100 aastat, ma arvan, ta seisab 100 aastat vähemalt veel. Ma usun, et selle maja üle ja kogu selle rajooni üle võivad nad väga uhkust tunda.